Tere hea kuulaja, sa oled kuulamas 14. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja täna minuga koos on Andres Unt. Tere Andres. Tervist. Ja saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Ja et meil on tavapäraselt 3 osa, et sissejuhatus teemast ja siis kokkuvõte. Et siis ma alustan sellise tavapärase küsimusega, et kuidas sul läheb? Ja ma olen kuulanud jah, et sa selle küsimusega alustad ja mõtlesin ise ka, et on päris siuke hea, natuke ebastandardne küsimus, aga tänan küsimust. Põnevalt olen enda kodulinnas. Tartus on täna vapustav ilm ja kõik on super. Kevadine Tartu on kõige ilusam Tartu. Kuidas sul varasemad Tartu kogemused siis on olnud? Ei, need on ka üldiselt head, aga võib-olla lihtsalt kevadel lööb nagu kodulinn kõige rohkem õide. Et siis on veel kõige parem. Suvel läheb rahvas ära, suvel ei ole siin nii palju elu. Aga kevadel on kõige ilusam. Aga jah, kiire kevad on olnud ja selles osas on, et põnevad ajad, elame põneval ajal ja erialaselt turunduses on ka hetkel põnevad ajad maailmas ja Eestis. On küll jah. Ja kusjuures ma tegin tegelikult väikest taustauuringut sulle AI-ga eriti. Ma kasutasin 3 mudelit ChatGPT, Claude'i ja siis Gemini'd. Ja mis sa arvad, mis nad ühisnimetena pakkusid välja, kui taustauuringut teha sulle? Grit podcast tuleb vist suht kiiresti välja ja Megapixel minu arust tuleb ka suht kiiresti välja. Nii palju, kui ma ise olen uurinud. Kui mina Google kasutasin neid 3 mudelit, siis peamiselt tuli välja, et sa tegeled strateegiaga ja strateegindusega, kui niimoodi öelda, siis Megapixel tuli kõige rohkem välja ja alles siis tuli nagu taskuhääling Grit välja. Okay. Et sellises järjekorras sain mina infot, kui ma küsisin, et tee taustauuring nii põhjalikult, kui sul võimalik on. Kõlab loogiliselt, sest tegelikult on see, et tehisaru kõige rohkem ta võtab veebilehtedelt infot ja Megapixli veebilehel on hästi palju infot, mis ütleb, et ma olen turundusstrateegia, ma olen seotud Megapixliga, et Griti osas on jah palju vähem, et on mingeid artikleid välistes kanalites, aga igasugu uudiste lehti ja seda tehisaru loeb palju vähem, nii et kõlab loogiliselt. Kusjuures miks ma selle küsimusega alustasin või mõtlesin, et ma üldse räägin AI taustast, mida AI nagu mõtleb. Et ta pakkus strateegia välja, siis ma tänaseks selliseks vestluse fookuseks võtsingi, et mis on turundus ja brändi strateegia. Et sina kui strateeg, et sa oskaksid siis sellest nagu nii-öelda praktiliselt rääkida kõige rohkem ja teoreetilises vaatenurgas ka, ma usun vähemalt. Proovin. Et seda fookust hoida ka kuulajal, siis ma mõtlesin välja, et alustame siis laiapindselt ja siis lähme kitsaks. Ja siis lõpuks vaatame, mis tulevik sinu arvates pakub välja. Et esimene mõte ongi siis see, et rääkida natukene, et mis on turundusstrateegi töö? Mina tegelen sellega, et panna paika turundusplaane ja turundusstrateegiaid. Et ma arvan, see sõna on see jah, et see sõna strateegia muidugi on hästi, seda kasutatakse liiga palju. Tegelikult on olemas ka eesti keeles selline ilus sõna nagu taktika, et siis ka taktikaid nagu vahepeal mõtlen välja, aga kui mõelda, siis jah, Megapixlis on see, et meil tulevad kliendid, neil on meie esimene faas on see, millest nad maksavad, on turundusstrateegia plaan ja see strateegia seisnebki selles, et mõelda, meil on selline töötuba ja siis meil on selline taustatöö, mis me teeme ja me mõne nädala vältel ja konkurentide analüüs ja mõne nädala vältel, mis paneme paika, et mis on see väärtuspakkumine, mis on need kanalid, mille poolest ettevõte eristub ja mis on need eesmärgid, mis me tahame saavutada. See on see, mida ma pean selliseks strateegia osaks ja siis see taktikaline tasand on siis see, et mida me siis täpsemalt või kuidas me täpsemalt seda kõike teeme. Et kuidas me siis seal sotsiaalmeedias oleme, kuidas me need reklaamid siis ellu viime ja see pool. Ma tean, et Kotleri järgi on see, et see strateegia on veel eriti nagu kõrge tasand, millega tegelikult ega enamik turundajaid puhtuvad eriti vähe kokku, et tema silmis on see, et see
üldse see, ütleme, turg, kus me tegutseme ja mingisugune toode ja see on nagu see strateegia ja juba taktikaline tasand on näiteks juba turunduskanalid tema hinnangul. Aga see, kui me nii mõtleks, siis see teeks nagu väga õnnetuks selle maailma, siis see teekski see, et põhimõtteliselt strateegiaga ei puutumegi mitte keegi kokku. Et mulle meeldib umbes niimoodi jaotada seda asja. Ja siis strateegina on see ka, et eks ma jälgin, et tulemused tuleksid ära, et mul on töötatud välja kõigi klientidega selline OKR-ide süsteem, et kus ma siis kasutan OKR-ide eesmärgistamise metoodikat, mis on 70-ndatelt Intelist saanud alguse, kus O tähendab objective'it ja KR tähendab key result'i, et mis on see asi, mis me tahame nagu saavutada ja mis on see, et kuidas me teame, et me oleme siis selle saavutanud. Ja see igakuiselt nende tulemuste monitoorimine ja jälgimine, et me oleksime õigel tasemel, on ka see, mis ma teen ja toetan projektijuhte siis nende töödes, et ma ise kliendiga nagu otse suhtluses ei ole, et ma suhtlengi nagu läbi projektijuhtide ja siis kui kuskil on mingid probleemid või jäädakse hätta või tulemused on kehvad, siis on see, kus ma siis hakkan tegutsema. Nii et ma saan, kui ma õigesti aru saan, siis te alustate sellest, et üldse koolitada nii-öelda välja kliendi pool, mida tema soovib ja siis te hakkate sellega nagu koos töötama, et siis neid asju ellu viia? No me küsime õigeid küsimusi, et saada aru nende ärist, et proovida mõista, et mis nad tahavad saavutada ja tegelikult üks osa on see, et me üritame, ega väga paljudel ei ole tegelikult mingid selgeid eesmärke Eestis, et neil ongi mingid väga üldised, et tahaksin kasvada või tahaksime kuhugi jõuda, et siis meie ülesanne on ka natukene neid sundida ikkagi panema mingeid mõõdikuid, siis nad saavad ka ise pärast aru, et kas see turundus on töötanud või mitte, kui nad lihtsalt ütlevad, et kui nad ei suuda seda panna, siis nad võivad ka ise pärast aru saamata, et kas siis on see meie töö olnud hea või mitte ja võivad ekslikult arvata nii ühte kui teistpidi. Aga mis vahe on KPI-del ja sa ütlesid OKR-il, jah? No nad on võrdlemisi sarnased. Ma tean, et Mesente on loobunud OKR-ide süsteemist, läksid tagasi KPI-de peale, aga väga paljudes kohtades on KPI-d, et põhimõtteliselt natuke on nagu see vahe, et see, kuidas sa lähened asjale. Põhimõtteliselt KPI on justkui nagu KR selles tähenduses. Vahe on selles, et KPI nagu ongi justkui see süsteem, et kus sul on hästi palju mingeid KPI-sid, mis sa jälgid, aga et OKR on see, et sul on nagu mingid objektiivid, mis sa tahad saavutada. Näiteks ma ei tea, me tahame Google'ist tulla esimesena välja, on näiteks see O ja KR-id on need, mis me siis peame tegema ja selle sees võivadki olla mingid, ja KR-id ongi näiteks see, et ma ei tea, kirjutame 12 SEO artiklit näiteks ja KPI võib olla see, et me jälgime seal mingisugust average position'it näiteks veebilehtedel või ütleme Google'i otsingus, aga see on ka mõistlik panna sinna nagu KR-i sisse, et võib-olla jah, nad on nagu, ei ole nagu otseselt vastandid, aga lihtsalt see võib-olla see OKR-ide oma natukene selline nagu kõik nagu hõlmavam, natukene siuke suurem kontseptsioon ja veidi siuke nagu põhjalikum teooria, et võib-olla KPI on lihtsalt mingi üks nagu märksõna, siis OKR-id on nagu teemast, millest kirjutatakse raamatuid ja millest on eraldi OKR-ide koolitajad olemas ja see on siuke nagu suurem metoodika. Ma kujutan ette, et see tähendusloome perspektiivist või semiootika perspektiivist on see, et ühed on nagu tunnused, mida sa ajad taga, et siis neid saavutada ja teine on siis see, et kindlalt kuidas saada neid nagu mõõdikuid mingi objektile vastavaks siis. Jah, ma arvan, et võib ka leida sarnasusi, jah. Seepärast, et ma näen, et semiootika on nagu selline või üldse semiootika meetodid turunduse kontekstis on selline strateegiline või taktikaline vahend lihtsalt, et ta ei ole nagu tervik turunduses kõik, vaid ta on mingis kindlas aspektis kasutatav. Kuidas sina näed, et me oleme tegelikult varem sinuga rääkinud semiootikast ja turunduses ka, aga kuidas sina näed muidu neid vahekordi? Nagu selles, et mis semiootika on või kuidas semiotikat võiks rakendada? Ma olen hilju aega mõelnud sellele nüüd rohkem, et me sinuga semiootikaga nagu we go way back, et üle 10 aasta tagasi, kus sa rääkisid mulle, et turundussemiotika on põhimõtteliselt järgmine suur asi pärast nagu next big thing after sliced bread põhimõtteliselt, et siis tol hetkel mulle tundus, et see semiootika roll on võib-olla sellel nagu brändi ehitamisel ja sellel nagu kultuuri konteksti tajumisel
nüüd võib-olla ma näen seda, et semiootika tegelikult see roll võiks olla see, et aidata ellu viia seda nagu kontseptsiooni, seda teooriat, milleks on siis need distinctive brand asset'id või brändi koodid, mis on tegelikult ülimalt oluline, et igal brändil oleksid mingid äratuntavad koodid. Ja ma arvan, et ja siis on see, et on oluline reklaamides, et need koodid tuleksid välja. Et näiteks süke USA ettevõte on ja süke ka osaliselt teadusasutus, kus on teadusinimesed tööl ja uurijad tööl, System One, mis on siis saanud oma nime Daniel Kahnemanni selle loogika järgi. Ja nemad räägivad siis, ja neil on süke nagu metoodika, millega nad siis mõõdavad reklaamide sellist asja nagu brand fluency. Nad nimetavad seda, et kui läbivalt sinu bränd tuleb esile reklaamis. Ja nad on näinud seda, et selleks, et inimene pärast mäletaks sinu reklaami, ta peab 30-sekundilise telereklaami puhul, ta peab nägema 7 korda mingit brändi koodi. Olgu see siis toode, olgu see, ma ei tea, mingi värvitoon, olgu see mingi karakter või toote piltnäit või midagi sellist või mingisugune element, mingi kujutis, mis sinu bränd kasutab. Ja ma arvan, et see on võib-olla see üks koht, et mida semiootikud saavad aidata teha, et kuidas neid brändikoode nagu läbivalt hoida erinevates meediumites. Et kuidas teha nii, et sotsiaalmeedia oleks nagu väga brand fluent. Et võib-olla see brand fluency on üks asi, kus ma näen semioottikutel võiks olla roll. Näiteks. Ja siis võib-olla teine osa on see mingi kultuuriline osa, et bränd kultuuriliselt sobiks. Et see pool ka. Ja ma arvan ka brändi mingi arendusehitus, mingite taustalugude väljamõtlemine, et Aura Mahl näiteks, Aura bränd on suuresti edukas tänu sellele, et üks põhjus, miks ta edukas on, miks ta saavutas turuliidri positsiooni, oli see, et Linnar Priimägi, kes sellega tegeles, ei lähenenud sellele nagu lähenesid disainerid ja disainiagentuurid, vaid ta lähenes sellele nagu semiootik läheneb. Et ta näiteks kasutaski seal mingeid allotroope ja mingeid nagu Tuckeri testi ja kasutas seal mingid metoodikud, kus ta lõi paralleeli, et tänapäevased kõik teised mahlad on põhimõtteliselt nagu Karneval Rios, et siuke nagu väga mingi Sigri-Migri kirju, mingi Samba olid siuksed tootenimed ka veel ja siis, et tema nägi, et selle vastand on teisel pool maailma, on Jaapan ja siis ta selle Aura brändi, Aura mahla nagu ehitaski nagu Jaapani ümber ja Jaapanist võttis seda inspiratsiooni ja seetõttu suutis nagu selle teha, et taoliste mingisuguste metafooride, võib-olla paralleelide otsimine võiks olla see, mida semiootikud näiteks saaksid aidata teha turundajatel. Räägime korraks, mis on brändikoodid. Seepärast, et me võime mõista semiootikas koode kui sellisest allegooriast metafoorselt, kui illustreerida siis nagu Matrixi filmis arvutikood, aga brändikoodid on midagi muud. Et mis see brändikood on? Ja mina mõtlen siis sellele sellises tähenduses nagu Ehrenberg Bass instituut räägib sellest, ehk siis nagu Jenny Romaniuk ja Byron Sharp räägivad, nemad nimetavad seda distinctive brand assetiks ja siis Mark Ritz on üks teine professor, tema ütleb siis selle kohta brand codes või brändikoodid ja brändikoodid selles tähenduses tähendavad siis näiteks seda, et kui sa teed näiteks Snickersi näitel, et Snickersi brändikoodid, neid peaks olema 4 tükki, milleks on üks on see, kui sa Snickersi logo, see siuke kast, mis ei ole nagu ristkülik, vaid mis on nagu pikali lükatud ristkülik või rööpkülik, midagi sellist. Tumesinine, see on nende üks kood, siis teine nende kood on see tumesinine värv, kolmandaks on see Snickersi sõna ja siis neljandaks on näiteks see, et kui see Snickersi teed pooleks, siis seal on need pähklid niimoodi mõlemal pool näha, ja siis iga Snickersi reklaamis alati üks kaader selline, kus see Snickers tehakse pooleks ja see on näiteks Snickersi brändikoodid ja Coca-Colal on väga selged brändikoodid, see jääkaru on nende nagu väga tugev brändikood, punane värv, logo, siuksed ja toote pakend, see toote mingi siuke kuju, et need on need asjad, kuidas seda turundajad käsitlevad. Mul jäi just see mõte, et kood on midagi enamat kui lihtsalt see, et kuidas on üles ehitatud, vaid see, kuidas nii-öelda pakendi puhul, kuidas disainer on pannud hierarhia paika nii-öelda informatsioonil, kuidas inimene seda näeb. Pluss siis see, et kuidas see siis mahub laiemasse kultuurikonteksti või sotsiaalsesse ruumi. Pluss siis see, et ta poeletil või kuskil poe sellises
kohas oleks silmapaistev või siis nii-öelda eristatav kuskil mujalt, on ju. Jah, võib-olla mina pigem mõtlen teda nagu visuaalses tähenduses, aga et ta nagu visuaalsest maailmast ta võib minna ka sul mingisse praktilisse maailma nagu Disney. Disney on loonud jõhkralt palju neid brändikoode ja neid sükseid. Tegelikult see brändid, kahjuks seda ei ole nagu tõlgitud. Mulle meeldib väga see distinctive brand asset, see sõna palju rohkem, sest ongi see, et ta on nagu asset, et ta on nagu vara. Mida sa saad kasutada. Et tegelikult see kood natuke ongi hästi süke mitmeti mõistetav, et ongi just kultuurikoodid ja kõik süksed asjad, aga et tegelikult ongi see, et ta on vara, et kui sa ikkagi Miki hiire välja mõtled, siis ta on vara. Ta ei ole lihtsalt mingi kujutatav element, vaid et ta on mingi tüüp, kellel on oma kindel hääl. Ta on mingi tüüp, kes näeb kindlat moodi välja ja ta on tüüp, kes sul nagu saab panna teda kostüümi ja ta on mingi tegelane, kes saab olla filmides ja ta on nagu süke väga nagu suurem asi. Ja kui sul on, ma ei tea, mingi toote kindel spetsiifiline kuju näiteks, siis sa võid seda toote kuju, ma ei tea, füüsiliselt installeerida kuskile nagu füüsilisse maailma või mingisse kultuuriruumi või mingisse nagu linnaruumi, et ta on ma ütleks, sõna vara võib-olla on isegi parem nagu sõna. Mis minu järgne punkt oli kirja pannud või mõte, mis siit kohe haakubki, et mis on need müüdid või müüt, mida peaks arvestama, kui me räägime nii-öelda turundusest või brändist ja brändistrateegiatest ja kõigist nendest taktikatest, mida sa enne mainisid, et kas on mõni selline näide, millest sa saaksid nagu näitlikult illustratiivselt rääkida? Müüdid, kohe küsin, et sa ei pea silmas semiootikliselt ehk siis neid mingeid kultuurimüüte, sa ei mõtle neid, on ju? Sa mõtled väärarusaamasid? Jaa, ma mõtlesingi praegu seda, et kuidas müüt selles kontekstis, et midagi on vääriti aru saadud. Müüdi tähenduses, siis me peaksime hakkama rääkima sul siin, et mis on lugu ja loo tüübid. Just. Et eks neid väärarusaamasid on hästi palju, et vähemalt hetkel, et ma olengi nüüd ka jõudnud võib-olla sinna ikka, et ma natukene, ma olen 29 praegu varsti, et ma ei taha üldse muutuda üks nagu krumpiks vanameheks, aga vahel kisub sinna poole. Aga vähemalt on hea, et ma saan ise olla seal praktilisel poolel ja tegeleda nende asjadega, et teha siis ise nii, nagu ma tahan, et võib-olla turundus tehakse ja tehtakse. Aga üks müüt on minu meelest juba alustades sellest, et arvatakse, et turundus on niivõrd muutuv, et seda ei ole mõtet õppida, seda ei ole mõtet lugeda raamatuid selle kohta. Tulebki lihtsalt olla kursis trendidega, ja nii ongi, et turundus muutub, kanalid muutuvad, see, mis 2 aastat oli tõde, see enam ei ole, et süüke arusaam, et see on mingi hästi muutuv valdkond, on minu meelest hästi suur väärarusaam ja ma ei ole täpselt kindel, et kust see tuleb, et ma selles osas, et minu meelest see on umbes sama nagu öelda, et arstiteadust ei ole mõtet õppida sellepärast, et tulevad uued ravimid või et õigusteadust ei ole mõtet õppida sellepärast, et uudisseadusi võetakse niikuinii kogu aeg vastu ja niikuinii maailm muutub kogu aeg. Et lõppude lõpuks see, kuidas turundus tehti 100 aastat tagasi, need printsiibid on samad. Ja selleks, et selles veenduda, ma soovitan lugeda sükest raamatut nagu Scientific Advertising, mis ilmus aastal 1923 ja proovige leida sealt asju, mis ei ole täna relevantsed või mida ei saa täna rakendada sotsiaalmeedias, TikTokis või metareklaamides või tehisarus kas või. Et need asjad, need kõik printsiibid on täpselt samad. Seal 1923 raamatus räägib, et inimeste tähelepanu läbi on madal, inimesed ei jõua lugeda pikki asju. See räägib sellest, et pealkiri peab haarama juba esimesest umbes sekundist. See räägib seda, et ära kirjelda mingeid, näita toote demonstratsioon kõige efektiivsem. Asi, mida räägiti mingi 5-10 aastat tagasi nagu mingit revolutsiooni, et metas nagu töötab kõige paremini see, kui sa näidad, mida su see toode teeb, mitte see, kui sa nagu mingeid abstraktseid, mingeid lugusid räägid sinna juurde või mingeid metafoore, et see, need kõik asjad on juba tegelikult nagu kunagi leiutatud. Et see on ma arvan, see asi, ja teine asi on ka, kui minna ka spetsiifiliseks, kui küsida SEO guurudelt, Karl Kangur käis Grit podcastis, ütles, et 20 aastat on ta SEO teinud enam-vähem ja ütles, et kõik on täpselt sama, nagu selles mõttes, et jah, mingid nüansid ilmselgelt muutuvad. Ilmselgelt ei ole see täpselt, tulevad uued tööriistad ja mingid asjad, mingid reeglid, inimesed nagu kasutavad neid liiga palju ja siis nad ei tööta enam nii palju. Aga tegelikult see loogika on ikkagi täpselt sama. Näiteks SEOs ongi see, et endiselt sa pead tegema kodulehe, mis on väärtuslik võimalik paljudele inimestele, siis see tuleb otsingus esile. Ja see on nagu universaalne tõde, mis on kehtinud viimast 20 aastat, see kehtib järgmist 100 aastat veel. Et see ei muutu mitte kunagi, et lõppude lõpuks on tarbijad, keda me mõjutame. Tarbijad on ju
samad, tarbijate psühholoogia ikkagi üldiselt on sama, et see, et sul mingid kanalid muutuvad ja metareklaamid ka, jah, seal on see, et kunagi oli näiteks, ma ei tea, 5 aastat tagasi oli see, et metas töötas see, kui sa nagu panid kirja, et keda sa sihid ja sul olid mingid kindlad parameetrid. Nüüd on see, et sul on mõistlikum nagu broad reach, et sa ei broad targeting, lai nagu sihtimine, et sa ei segmenteeri ära, sest algoritm teab. Jah, mingid siuksed väiksed nupud muutuvad, aga see suur pilt on sama ja mul on olnud ikkagi omajagu vestlusi ka mingite ka teiste turundajatega, kes ka näiteks minu näiteks üks lemmikküsimus on, mida ma küsin intervjuudelt. On see, et mis on viimane turundusalane raamat, mis sa lugesid ja kandidaatidelt ja hästi palju ma kuulen, enamik inimesi vastabki, et nad ei loegi väga turundusteemalisi asju, nad loevadki artikleid ja vaatavadki mingeid sotsmeedia videoid ja siis mul on ka üks teine agentuuri omanik ütles kunagi, et väga huvitav küsimus, et ma ei tea, me pigem nagu palume inimestel jälgida erinevaid TikToki kontosid, kus jagatakse nagu uusi hukke ja trende, et pigem nagu selliste asjadega tasub kursis olla. Et siis me natuke jõuamegi sinna ja kuhu selline nagu lähenemine viib, kus me olemegi hästi mingites nagu kanali spetsiifilistes mingites nagu nupu tasemel, nagu mõtleme, et kas need on see nupp või too nupp, et siis me jõuamegi sinna, et tegelikult ei teagi võib-olla vastuseid mingis olukorras ja Andrus Kiisküla ütles üli hästi, et turundaja, kui teil ei ole mingi vundamenti paigas, kuidas ta mõtleb, et siis tekivadki need olukorrad, et ta ei tea, miks midagi juhtub ja ta ei tea, et kui tal on tulemust maas, siis ta ei oska vastata sellele, aga sükest olukorda ei tohiks olla. Ja kui sul on see vundament, on ikkagi paigas see, kuidas sa mõtled, et siis see on sama, et see on näiteks. Siuke baasalused on üliolulised, et üldse aru saada, kuhu sa liigud. Ilma selleta, et sul keegi annab juhise ette manuaali, et nüüd tuleb teha seda. Vastupidi, sa selle manuaali saad ise välja genereeritud või oma peas ja siis, kui sul see vundament nii-öelda on baas. Seepärast, et semiootikud räägivad täpselt samamoodi, et sa pead semiootikast aru saama, sellest vundamendist aru saama ja siis sa saad nagu sellest genereerida midagi uut. Või siis, järgida seda, mida manuaal nii-öelda sulle ütleb jutumärkides, et antud juhul jutumärgid sellele, et see manuaal tekib su peas automaatselt kohe, kui sul on vundamentile vajalik nii-öelda küsimus leida või küsimusele vastus. No jah, see on selles mõttes jah, et maailm ju ka pidevalt, ma arvan, et meie enda nagu siuke kultuuriline maailm muutub palju kiiremini, kui muutub mingisugune turundusmaailm. Siis võiks ka öelda, et nagu Persi ja Sassüüri teooriad täiesti mõttetud, et mingi 200-300 aastat tagasi välja mõeldud, vist 200, et täiesti ebaolulised, ebarelevantne, sest maailm on nii palju muutunud vahepeal. Meil on Donald Trump ja asjad, et meil on nagu täiesti mõttetud teooriad. Et tegelikult ei ole niimoodi, et tegelikult ei muutu need asjad nii palju ja minu meelest nüüd eriti on veel oluline teada nagu see vundament peab nagu kasvatama turundajad endal eriti tugevaks, sellepärast et just selle tehisaru tulekuga on võimalik igasugused need tööriistad ära võtta, et ei saa, võib-olla varem oli see, et sa nagu oligi oluline osata ka tööriistu, siis nüüd on see, et see tööriistade oskus läheb aina vähem olulisemaks, et sul on täna Claude'iga on võimalik juba metas seadistada reklaame, ja varsti on see, et ilmselt see juhtub mitte väga kauges tulevikus, kus sa kirjutad Claude'i prompti, et mul on see toode ja võtta kodulehelt pildid ja tooted ja tee mulle reklaamkampaania ja see Claude lükkab selle asja ise üles. Siis tekib küsimus, mida see turundaja siis teeb. Turundaja teebki seda, et ta suudab püstitada neid õigeid küsimusi ja ta suudabki neid teha nii, et ta saab aru nagu kuidas see turundus, mida ta nagu päriselt tegema peab, mitte see, et kuidas mingeid kanaleid kasutada. Et jah. Huvitav fakt on siin, et Sassüüri raamatus, vähemalt eestikeelsel tõlkel on taga kirjas, et Sassüüri omaaegsed süüdistasid nii-öelda avalikult, ütleme väljaspool ülikooli olevad inimesed, mõtlesid, et miks me maksame raha sellise asja eest, mis on teoreetiline ja mõttetu. Selle raamatu taga on huvitavalt välja toodud, et see vundament tekkis, mida meie peame vundamendiks, tekkis tegelikult hiljem. Et omaaegselt nägid sellest lihtsalt mingit keelelist nüanssi, et sellega ei ole mitte midagi peale hakata. Et see semiootika sealt välja kasvas, see oli nagu hilisem tegur, aga huvitav on see, et me jõuame nagu teatud aspektideni ringi tagasi. Aga minu järgmine mõte lähtub sinu ühest mõttest, et me peame vundamenti teadma, siis kuidas noored inimesed või üldse inimesed saaksid tööle. Et mis on, sest sa oled tegelenud mõnede inimestega praktikale saamise abistamisel või tööle saamise abistamisel. Et nüüd aktuaalne teema oli nüüd maikuus, millal me nüüd praegust lindistame seda osa
et Impulsi saates oli ka väga ETV-s selline aktuaalne, et kuidas siis tööle saada, mis tuleb teha selleks, et tööle saada. Ja siis minu mõte ongi, et võiks rääkida natuke sellest, et mida sina oled soovitanud nendele inimestele, mida sa oled nagu nendega teinud, et nad saaksid paremini hakkama, ütleme nii. Jaa, see on üks mu lemmikuid teemasid, noorte karjäär, et seega siin mulle hea meelega jagan, et mul oli ka hiljuti, ma käisin ka ja kui ma olen koolis ka kuskil käinud rääkimas, siis ma olen ka alati seda poolt puudutanud ja ma pakkusin ka välja ühes, ma käisin nüüd TalTechis, siis seal oli nii, et ma tegin sükse loosi, et kõik, kes saadavad mulle, kõik, kes kuulavad tähelepanelikult loenguid ja vastavad minu küsimustele, ma olin neile mingi kontrollküsimust teinud ja saadavad mulle meilile need, siis ma loosin välja tund aega karjäärinõu ja siis ühe trükuga me tegime ka selle protsessi läbi. Tuligi mul kontorisse ja siis ma seal aitasin tal ka mõelda, et mida teha. Ma arvan, esimene asi on see, et tegeleda selle tootega, ehk siis, kes oledki sina ise, et teha see toode, mina ise teha võimalikult atraktiivseks ja tugevaks, et seda oleks võimalik edasi müüa hiljem tööandjale. Ja kuidas seda teha, ongi igasugused lugemus, raamatud, kõik sellised asjad mõjutavad. Kui sina loed ikkagi mitukümmend raamatut läbi ja sinu kursakad loevad ainult, vaatavad ainult TikTokis, jälgivad kontosid, et siis sa näitad tagatulesid neile oma nagu mõttemaailmaga, sa annad väga palju sisukamaid vastuseid, sul on väga palju nagu kõrgemal tasemel mõtlemine. Et ma arvan, see on üks asi, tellida endale Amazonist hulk raamatu. Kas me võime turunduskontekstis rääkida või? Et sest kindlasti arstiteadus ja õigusteadus on väga teistsugune. Et seega nagu ma arvan jah, et raamatute osa on äärmiselt oluline ja ma arvan, et esimese asjana võikski tellida Byron Sharpi How Brands Grow, lugeda läbi. Siis võiks vaadata minimba.com, võtta webinarid ja vaadata kõik Mark Ritsoni mingi 5 webinari ära. Siis tead juba rohkem, kui nagu mingi enamik turundajaid teavad. Ja siis ma soovitan ka Grit podcasti mingisugune 10 episoodi kuulata ära. Siis on juba see nagu toode ja teadmised on päris head. Siis ma arvan, et võiks leida koha, kus töökogemus on hästi suur probleem, et inimestele, et neil ei ole töökogemust, aga töökogemust küsitakse. Aga tegelikult on võimalik töökogemust väga lihtsalt tekitada vabatahtliku töö näol. Et seega ülikoolid ja igasugused organisatsioonid pakuvad ülipalju võimalusi selleks, et tehagi midagi nagu praktilist, minnagi kuskile turundusklubisse, minna ideelaborisse. See on see, mis mina tegin. Mõlemas käisin, et ideelaboris turundusklubis ja sealt sul tekivad mingid kontaktid ja mingid võimalused ja sa saad päriselt oma portfooliot hakkad ehitama, et tegelikult tekitada mingi praktiline asi. Ja kui sul ei ole võimalik selles mõttes mingisse organisatsiooni minna, ma ei tea, sa elad kuskil, elad Vändras näiteks või Sindis ja sul pole võimalik sealt kuidagi välja liikuda või midagi, et siis võttagi, siis on võimalik, tee ise mingi projekt, ma ei tea, mingi fiktiivne projekt, mõtle ise midagi välja. Ma ei tea, võtta mingi bränd, mis sulle meeldib ja A. Le Coq näiteks ja lihtsalt loo reklaame neile oma vabast ajast ja tee sellest portfoolio ja näita sellega oma mingid mõtted, mis sa suudad teha. Tee sotsiaalmeedia postitusi, mis ei lähe mitte kuhugi üles. Lihtsalt tekita ja sa saad need kõik pannagi omale behance.neti või siis omale kuskile tehagi Canvas mingi portfoolio ja sa saad näidata tööandjale, et need ei ole küll nagu päriselt nagu eetrisse läinud, aga see on see, kuidas ma mõtlen. Ja tekitada midagi sellist, ma ei tea, tee veebileht ise valmis, kellele ise või siis paku mingile ettevõttele näiteks ka, et ma olen nõus tasuta teile asju tegema, ma lihtsalt tahan kogemust, ma olen ise juhtiv, et te ei pea minuga tegelema, lihtsalt andke mulle võimalus mingi praktiliselt midagi teha. Ja see on näiteks jah, üks asi, et saada jah, nagu tegeleda nende teadmiste, oskustega ja siis saada mingisugune esmane kogemus. Nüüd, kui see on käes ja nüüd on nagu huvi hakatagi päriselt nüüd leidma mingisugune töökoht, siis võiks mõelda nüüd niimoodi, et mitte otsida ettevõtteid, või otsida inimesi. Et tegelikult tasub siduda ennast mitte mingite kindlate ettevõtetega, vaid kindlate inimestega. Et kui sul on tsemendi ettevõtte, aga selle eesotsas on näiteks Markus Villig, siis sa pead sinna minema tööle. Et selles mõttes, et vahet ei ole, et see sektor või ettevõte on igav. Sul on seal mingi superstaar eesotsas, kes liigub kuhugi kunagi edasi või kellelt sul on võimalik ülipalju õppida. Et leia mingid võib-olla sellised nagu koloriitsemad figuurid, kelle külge ennast haakida.
ja siis õppida nendega koos. Just. Või nii-öelda nende abil. Jah, et võib-olla osa inimesi ka vaatab hästi palju seda, et okei, et mis on mingid nagu uhked nimed või uhked sektorid, kus olla, aga noh, mitte, et Bolt ei ole loomulikult kuidagi halb ettevõte, aga lihtsalt, et noh, et sa ei pruugi sinna sattuda mingi top-notch mingi manageri alla või noh, et seal on, see on lihtsalt nagu, see on korporatsioon, et seega, et mõnikord on lihtne petta lasta sellest mingist uhkest brändi nimest või mingist karismaatilisest figuurist, kes seal on eesotsas, aga tegelikult seal allpool, kelle alla sina lähed, ei pruugi üldse siin olla. Et tegelikult tasub nagu mitte lähtuda ainult nagu sellest uhkest brändi nimest ja siis käia lõunatel inimestega. Et tegelikult käia 20 korda 20 erineva inimesega käia lõunal, siis ma olen enam kui kindel, et kui rääkida kõike seda lugu, mis sa oled eelnevalt teinud, ennast arendanud, õppinud, siis on kujunenud juba välja ka mingi visioon enda tuleviku osas, siis no keegi ikka oskab siis soovitada edasi ja niimoodi sa loodki omal seda network'i ja on väga suur tõenäosus, nendest 20 keegi ka pakub tööd, sest tööpakkumisi on igal pool, lihtsalt neid ei panda CV online üles alati, et seega igal pool on mingeid töökohti, igal pool on mingeid kohti, kuhu tekitada mingeid rolle inimesi, et ettevõtted on äärmiselt dünaamilised asjad ja arvata, et ainult nagu need tööpakkumised on need, ei ole kindlasti see, et häid inimesi leitakse neile mingid kohad ja siis ja võttagi konkreetselt siis hakata ja siis on niimoodi, et ja teine lähenemine oleks siis see, mida ma nagu paralleelselt teeks, on see, et valida välja 5 või 10 ettevõtet, kuhu tahaks minna tööle, et mitte mingi 50 CV-d, mis ma ka kuulen, noored räägivad, et oi, ma olen saatnud 50 CV-d, mitte keegi ei vasta mulle, et noh, see süüke mingi kuulipilduja meetodil lihtsalt nagu külvamine täiesti suvaliselt ei tagagi mingit tulemust, vali välja nagu 10 ettevõtet ja lähene sniper meetodil ja hakka neid sihtima väga spetsiifiliselt. Ja mida siis, see on see, mida mina tegin, kui ma olin 20, et ma, ja siis mida teha ongi see, et ära saada neile mingid CV-d, vaid ongi, mine selle ettevõtte juhiga lõunale, mine selle ettevõttest veel mingite inimestega näiteks lõunale. Näiteks tekitas üks olukord, mida mina tegin, oli nii, et ma olin esimesel intervjuul ära käinud ja siis ma läksin veel mingi 3 inimesega sealt agentuurist Brandem, kus ma tahtsin saada, läksin nendega ka mingisugune kohvikusse selle jaoks, et nemad räägiksid minust lõunalauas sellele juhile, et kuule, see võttis minuga ühendust, me käisime seal, kurjad on nii lahe inimene, ta võiks küll meil tiimi sobida. Et tekiks mul mingid majased agente seal, et süüke nagu lähenemine mitmelt rindelt. Ja siis ja süüke väga personaliseeritud lähenemine, et kui sul ongi 10 ettevõtet, siis või isegi ma võib-olla võtaks isegi 3 või 5 või tegelikult võtaks isegi võib-olla 1 alguseks ja lähenedagi, et te tegelete nende klientidega ja saadagi aru väga täpselt, miks sa tahad sinna ettevõttesse minna ja mis väärtust sa suudad seal pakkuda. Ja siis ja ma ei saadaks e-maile, et mina selleks, et suurendada tõenäosust, siis ma võtaks julguse kokku, et siis võib-olla jah, et see e-mail on nagu esimene tase, järgmine tase oleks see, et kirjuta LinkedInis, väga palju vähem inimesi kirjutab LinkedInis on ka su nägu seal kohe näha, sinu mingi juba CV on kohe kättesaadav. LinkedInis kirjutada, siis järgmine asi on see, et helistada. Ülivähe inimesi helistab. Üks inimene mulle helistas, ma otsin just hiljuti projektijuhti 6 aega tagasi. Ma tegin üle 40 tööintervju ja üks inimene helistas mulle ja tema kusjuures juhtumisi on ka tööl. Sellepärast, et ta selle telefonikõnega tegelikult müüs ennast nii palju maha, et järgmistes voorudes ma olin juba väga nagu tema poole kaldu. Ja siis helistamine ja sealt nüüd järgmine tase on see, et mine kohale. Minegi lihtsalt tuimalt kohale, kas ilma ette teatamata ja ütle, et ma tahan, ma ei tea, juhiga rääkida või midagi. Hästi süüke veider asi, mida keegi ei tee, aga tegelikult nagu töötab väga. Ja kolmas tase, sealt nüüd veel järgmine tase on see, et okei, mis on veel seal mingisugune kõrgem tase on siis see, kui saada tort tegevjuhile, kus on kirjas näiteks mingi peale kirjutatud, et loodan, et maitseb, et koostöö minuga saab olema, ma ei tea, sama meeldiv, nagu on selle tordi söömine näiteks või midagi, või tee midagi sükest väga hullumeelset. Midagi, mida nagu 100% mitte keegi ei tee ja kus sind on nagu võimatu ignoreerida. Et jah, ma ei tea, saada midagi füüsiliselt kontorisse või kas või saada füüsiline kiri näiteks, postiga kiri, seda tehakse tänapäeval üliharva. Ehk siis, et see kanali ja see infoedastus tee see nagu võimalikult ebastandardseks. Et jääda silma. Ja või see on nagu loovuse ülesanne sisuliselt. Just. Et sa pead looma olukorra, kus sinust endast on tähendus kõige olulisem, et sinu jaoks
või ikkagi see on võib-olla mõne inimese jaoks natuke ebastandardne lähenemine, aga sina kui persooni bränd on ju, et kui mõni inimene kuuleb seda sõna, siis ta ehmub ära, et issand jumal, mina olen toode on ju. Aga sellegi poolest ma näen, et see loovuse küsimus, see tähendusloome küsimus, et sa lood iseennast tähendusobjektiks nii-öelda tegelikkuses ja siis sa presenteerid seda teisele inimesele arusaadaval viisil, samal ajal toes välja selle, et miks just mind on vaja, on ju. Et täpselt see, mida sa oled siin kirjeldanud meile. Ja just nii ja mis ja nüüd kui ütleme, ma mõistan, et iga inimene ei ole nii mugav neid asju teha, mida ma just kirjeldasin. Et siis enamik inimesi on ikkagi situatsioonis, kus on mingi nagu tavaline kandideerimisprotsess, on näiteks mingi tähtaeg, mis ajaks tuleb saata oma CV-d ja need, by the way, mis seal iganes kirjas on, kuidas peab kandideerima, et mõnikord on mulle ka öeldud, et ei, siin on kirjas, et tuleb saata oma CV, siin ei ole mingit sükest asja, et ma pean helistama, et ma tohin neile helistada. Et see on täiesti ükskõik, et seda kindlasti ignoreerida. Aga et ma mõistan, et enamalt oleks olukorras, kus tegelikult tahetakse võib-olla ei julgeta seda teha. Et siis, kui sa nüüd saadad seda CV-d või midagi, siis väga lihtne asi on see, et tee see CV või mingi portfoolio või mida iganes seal on küsitud visuaalselt eristuvaks, et näiteks enamasti on CV-d valge taustaga, tee musta taustaga. Juba on see, et kui tal on nagu 10 või 20 tükki, mida ta järjest teeb lahti seal e-mailis, siis üks jääb kohe talle silma nagu. Et see on, ma arvan, üks asi ja ma olen ka mitmeid noori tegelikult kutsunud ka selle tõttu, et ma mäletan, üks oli teinud oma CV ja mingi portfoolio oli teinud niimoodi, et see nägi välja nagu Super Mario kujundustest, see oli mingi süke abstraktne kandiline nagu 2D visuaalis tehtud, nii et ma olin mingi, et kui ta suudab sellise asja teha, siis järelt ta on nagu võrdlemisi loov inimene. Et see on, ma arvan, üks asi. Tea reegleid, aga riku neid. Ja, täiega riku neid selles mõttes, sest need reeglid ongi tehtud lihtsalt parem äranägemise järgi, aga hästi palju oodatakse sükseid nii-öelda süksed Maverikke või niimoodi, aga ka lihtsalt, et ongi täpselt see, et tegelikult on ka väikseid asju, millega lihtsalt muuta asju. Ma ei tea, kui sa ka kirjutad inimestele kirju, siis ära ütle tere nimi, ütle eesti keeles on muid sõnu veel, et kas ei tere päevast, juba on midagi teistmoodi, tervist või tervitused, et leida neid mingeid väikseid detaile ja kohti, kus eristada. Näiteks see kaaskiri e-mailiga ka ühele inimesele ma ka soovitasin, et ta oli teinud lühifilme kunagi varasemalt mingi gümnaasiumi ajal ja ma ütlesin, et kujuta ette nüüd, et see e-kiri on sinu lõuend ja mõtle, et see on nüüd nagu nii-öelda resimise projekt ja tee see kuidagi huvitavaks. Ma ei tea, kirjuta see natuke ilukirjanduslikumalt, ma ei tea, kirjuta see luulevormis, tee sellest haiku või midagi või kasuta seal mingeid sükseid, äkki mingeid omadussõnu või mingeid tegusõnu, mida nagu tavapäraselt ei kasuta. Et tekita nagu see olukord, kus nagu inimesed nagu on sunnitud korra vaatama, et tähelepanu pöörama. Ja, siuksed mõtted, mul on hästi tugevad arvamused selle koha pealt. Ei, aga see kõik on ju üliäge selles suhtes, et inimesed hakkavad siis mõtlema, mida tööandja nagu soovib, ja teistpidi see paneb mõtlema ka seda, et kuidas tööandjale teha iseennast arusaadavaks, kui infot on nii palju lihtsalt, mida sa pead haldama ühtepidi. Aga teistpidi on see, et kui sa nagu jääd lihtsalt käed rüppes ootama, nii-öelda, et töö tuleb su juurde, siis see ei pruugi nii juhtuda ja sa pead ikkagi näitama iseennast välja selles suhtes, et nagu nii-öelda minu jaoks on ikkagi see, et kui mina näiteks kellegiga suhtlen, siis ma mõtlen ikkagi selle peale, et see on ju tähendusloome, mis nüüd toimub. Me tekitame kas uut tähendust või me siis arutame mingi asja üle, mis võib olla vana temaatika, aga me loome sellest iseenda jaoks mingi tähendus. Ja täpselt sama loogika järgi on see, et tööandjale sa pead looma iseendast mingi tähenduse, et tema saaks aru, et siin me vajamegi nüüd siin. Ja näiteks üks asi veel tegelikult ka praktiline asi, lõputööd, bakatööd, magistritööd, ülihea viis, kuidas tegelikult teha sellest enda mingi tuleviku pinnas. Et näiteks Marelle, kellega me teeme podcasti, millest tema tegi enda bakatöö, idufirmade turundus, millest ta tegi enda magistritöö, mingi
ka mingi suunamudijat, ta läks Promote'isse tööle, suunamudijate ja see on mingi vist, kui ma ei mäletan, Promote'i näitel mingisugune metoodika või süsteem. Ja tegelikult see idufirmade turundus ja ta sai selle kohta ka mingeid esinemise kutseid ja niimoodi, et ja tal oli võimalus ka erinevate start-upperitega teha intervjuusid, ta sai juba connection'eid läbi oma selle bakatöö. Et tegelikult see bakatööd kasutada seda tegelikult sellena, see on ülihea viis ära, et sa paned sinna mitusada tundi ja et teha ka sellest mingi tuleviku asi või saada mingis temaatikas üliprooks. Ja siis sa saadki minna ja rääkidagi sellest mingitele tulevastele tööandjatele, näidata, kuidas sa oled nagu väga põhjaliku research'i teinud selle asja kohta ja ma ei tea, kui sa tead, et sind huvitab, ma ei tea, mingi fintech näiteks, võtagi mingi fintech valdkond endale uurimise alla ja sa saad tegelikult nagu 2 kärbest 1 hoobiga, et saad selles valdkonnas ennast põhimõtteliselt väga pädevaks teha, et või nagu väga palju pädevamaks kui keskmine inimene. Või keskmine kandideerija, kes kandideerib. Just. Ja kui see on väga huvitav nüanss, mis sa välja tõid, seepärast, et ma omal ajal magistritöö tegin täpselt samal moodi. Minu tööd ei ole küll avalikult leitav hetkel veel ajaliste ja ütleme firma soovide järgi. Veel ei ole seda avalikult leitav, aga ise sellegi poolest minu kaitsmisel käis üks firmades kohal ja ta kuulas väga tähelepanelikult ja kui ma olen neid nüüd tagant järgi nii-öelda jälginud, mida nad teevad, siis ma olen aru saanud, et nad midagi ikka kõrva tahale jätsid, et midagi kasutegurit ma pakkusin. No oli hea, no. Ja tegelikult ongi ju see, et tõesti lõputööd on võimalik kajastada. Mina nüüd teen lõpuks enda bakalaureuse ja targutan siin tehnilistest terminitest, teaduslikest terminitest. Tegelikult mul on veel baka lõpetamata, aga kevadel lõpetan kaitsmine on 20. mai, ehk siis mingi paari nädala pärast praegusest salestamise hetkest. Ja no ma juba tean, et ma plaanin seda nagu meedias avaldada, et ilmselt Turundajate Liidu blogis, Best Marketingis ja võib-olla ka Delfi ärilehes, et see on nagu, see on üli hea võimalus, mida ma ei kavatse nagu raisku lasta, sest see on ka seotud minu tööga, et ma uurin seal ka startupide turundust. Liigume siis vaikselt küll lõpupoole, aga räägime natukene sellisest kitsamast vaatenurgast, et me tegelikult mainisime juba sellist sõna nagu persoonibränd, aga mis on sinu jaoks bränd või kuidas sa oled sellele lähenenud? Ja strateegia nüansi all või taktikalise nüansi all, sest sa rääkisid, et eelnevas osas, et see strateegia on nagu üle kasutatud mõiste, aga kui me räägime brändist, siis me sageli kohtame seda mõistet, et on nagu brändi strateegia, brändi lugu, bränd on igal pool põhimõtteliselt. Ja. Ma tean, et levinud definitsioon on see, et bränd on see, millest inimesed räägivad, kui sa ruumist lahkud. Minu meelest on nagu see brändi kuvand, et bränd on ikkagi midagi enamat, et ma arvan, et jah, bränd on see, mis on nagu see turunduse kese või see toode, põhimõtteliselt selle toote nagu tähendus, et ja see koosnebki ja see koosneb jah siis erinevatest aspektidest, milleks ongi need ühed on need brändi distinctive asset'id, teiseks ongi mingid väärtuspakkumine, asjad, sõnumid, sihtgrupid, et tegelikult, et jah, kui tegu on ühe ettevõttega, siis see nagu, kui ettevõttel on ainult üks bränd, siis see bränd ja ettevõte, nad on natuke nagu sünonüümid, aga nii kui sul ettevõttel on mitu brändi, siis sul on igal sellel brändil on oma siis nagu teenuseliin, oma mingid sõnumid, oma sihtgrupid, personad, et seega bränd on siuke ühte tervik, mis siis seob need kõik elemendid kokku, jah. Aga kui me ennem rääkisime nendest, et on mingid väiksed nii-öelda vale arusaamad või müüdid, ütleme siis niipidi, siis mis on need arusaamad, millega sa oled kokku puutunud, kas nii-öelda praktilises mõttes või teoreetilises lähenemises, mis on sulle silma jäänud, et inimesed saavad nagu valesti aru, nad hakkavad valest nurgast lähenema sellele ja jõuavad täiesti unistuste maale nii-öelda välja, kuigi tegelikkuses seda peaks lähenema hoopis teistmoodi. Eriti kui sa oled alustav ettevõtte või alustav nii-öelda persoonibrändi looja, kuigi need on kaks erinevat teemat, on, et üks on inimene ja teine on ettevõtte, aga neil on teatud sarnasused. Hiljaaegu ma nüüd olen hakanud seda kõike vaatama teisiti just peamiselt seetõttu, et ma olengi viimasel ajal siin Byron Sharpi ja Mark Ritsoni õpetusi siin väga palju kuulanud ja ma arvan, et üks asi, millest Mark Ritson räägib ja millega ma nõustun, on see, et
et see brändi taustalugu mõnikord tehakse hästi pikk ja detailne ja sinna pannakse hästi palju aega ja siis Mark Ritson ütles selle kohta, et see on põhimõtteliselt nagu kaamli surumine läbi nõela silma, et tehakse see tausta asi hästi pikaks. Ja siis teine asi on ka see, et näiteks ja mõnikord on see, et on ka brändi sõnumeid hästi palju ja mingid brändi positsioneeringut kuidagi palju ja niimoodi, ja siis et tegelikult see kõik peaks mahtuma, see brändi strateegia põhimõtteliselt või see brändi positsioneering peaks mahtuma koos nende brändi koodidega, see peaks mahtuma tegelikult ühele lehele. Ja Mark Ritson ühes webinaris ta näitab, ma soovitan guugeldada ka, et KitKat brand positioning. KitKati brändi positsioneering on ühel lehel, see on sisuliselt, et nende positsioneering ongi puhkus, break ja siis nende sõnum on have a break, have a KitKat, mis on mitukümmend aastat muutumatu. Ja siis nende brändi koodid on punane värv, on ka see süke pooleks murtud KitKat, on see kindel süke pakendikuju, kindel tootekuju, mis neil on. Ja need on need, millega on see asi piird ja logo on kogu aeg on sama, fondid on kogu aeg on samad ja siis ja see tegelikult ongi niimoodi ühel leheküljel, et ta on nagu hästi lihtne, et tegelikult see lihtsus on ma arvan see võlu, et mida teha, et need taustalood on kõik head, aga lõpuks nad peavadki suutma moodustada mingi väga lihtsa osa ja siis ja see on nüüd, mis ma ka üritan paremini teha ka meie brändidega, millega me töötame, et me ka võib-olla hästi palju tegime mingeid pikki brändiraamatuid ja sellised mitukümmend lehte, mingeid selgitusi ja mingeid sõnumeid ja igasugu asju, et mis tegelikult võib-olla lõpuks nagu nad ei ole rakendatavad, et nad jäävad kuhugi, et tegelikult peaks võib-olla tasub mõelda võib-olla nagu lihtsustatumad või nagu lühemalt neid asju teha. Ja ma arvan, et võib-olla seal tuleb ka nagu see semiootika appi, et eristada nagu olulist ebaolulisest, et see on võib-olla see üks asi. Ja siis on teine asi, mida brändidega tehakse hästi palju, mis tehakse rebrände või muudetakse brände palju. Ja mulle tundub, et seal turundajad vahepeal ei mõtle võib-olla teatud aspektidest lähtuvalt, kus nagu teaduslikult on minust mõistlik mõelda, et mida nagu eksperdid, ütleme teadusalased eksperdid ütlevad, et näiteks, et meil hiljuti siin toimus Eestis ka üks rebränd ja siis meil tekkis ka tööl arutelu selle üle, et kas see oli siis hea või halb ja siis see arutelu tiirles selle ümber, et panime ekraanile selle uue visuaali ja siis see konkreetselt oli EBS-i rebränd ja siis panime selle visuaali ja siis me arutasime, et kas see nüüd on siis ilus või mitte ja need laused, mis meil omavahel olidki selle ümber, et kas need laused on, kas see font on nüüd ilusam kui enne, kas see logo on nüüd ilusam kui enne, ma ei tea, see konks seal EB juures on natuke süke imelik, ma ei ole kindel ja siis ja ma nägin, et ja siis see grupi arutelu jätkus ka ühes Facebooki grupis, kus ka siis disainerid hakkasid arutama selle üle, et kas see on siis ilus või mitte ja tihti igasugused rebrändid tiirlevadki selle ümber ja see arutelu pärast see tagasiside nagu eriala inimeste seas ongi see, et kas see on nüüd ilusam kujutis kui varem. Tegelikult on asi väga lihtne minu silmis ja seda räägib Byron Sharp, räägib Mark Ritson, et tegelikult hakkab nüüd nagu õppeprotsess uuesti. Tegelikult on see, et sul olid mingid kindlad brändikoodid, ilmselt sinu brändiga seostatud ja siin ei olegi küsimus, et kas see uus on ilusam või mitte. Reaalsus on see, et sa nüüd nagu viskasid kogu selle eelmiste aastate töö tegelikult kustutasid piltlikult ja sa hakkad nüüd nullist. Ja küsimus, kas see on hea või halb, see on tegelikult ebarelevantne. Reaalsus on see, et sa nüüd alustad jälle nullist ja tegelikult see ei ole nagu kuskilt osast hea. Et selles suhtes näiteks see EBS-i logo oli väga selgelt, oli seal see kuldne värv, mis oli väga selgelt inimeste pähe läinud. Et seega ma nagu mõistan võib-olla, et seal oli nagu tahetakse minna kaasaegsemaks ja kõik see ja ma usun, et seal on kindlasti mingid selgitused ja ma võin nagu totaalselt eksida. Aga mis on reaalsus on see, et rebränd on äärmiselt kulukas protsess, ja seetõttu peaks nagu brändiga hoidma ühtsust, aga seda on hästi raske teha. Uued brändijuhid lähevad tööle ettevõtetesse ja siis nad hakkavad tegema seal mingit uut asja ja muutma asju ja sellest nagu Mark Ritson räägib väga palju ja KitKatil näiteks on see, et see KitKati brändi juht on olnud mingi mitukümmend aastat seal positsioonil ja tal ongi tuimalt, ta ongi järjekindel, ei muudeta mingit sõnumeid, sloganit ei ole muudetud, ei ole
ole mingi see, et äkki see on igavaks muutunud, peame muutma, ei ole mingit sükest asja, rääkimata, et muudetaks värvi või logo, noh, need oleks katastroofilised. Kui Coca-Cola, mitte ükski inimene ei lubaks Coca-Cola logo muuta, et see on kunagi tehtud ja see peab seal olema. See on täpselt see vundamendi küsimus, millest sa ennem rääkisid, et kui sa tead vundamenti, siis sa tead tegelikult mida ja kus kohas teha. Selles suhtes, et see on küll teadmiste vundament, aga ja noh, rebrand on see, et sa lihtsalt muudad brändi kaasaegsemaks või mingiks muuks, aga sellegi poolest see vundamendist arusaamine, mõistmine, kaasa arvatud teadmiste vundament selle otsas, mille põhjal sa midagi teed, võibki takistada seda, et sa ei tee nii-öelda lolluseid brändi maailmas, et sa nüüd muudad lihtsalt Coca-Cola logo teistsuguseks. Ja, et tead võib-olla, et ma tahan just, et sa vähemalt, et see on okei seda teha, aga siis sa pead ka aru saama, mis selle hind on. Et kui sa muudad täna, hakkad Coca-Cola logo muutma, rahaline kahju on võib-olla seal miljardites, et sa pead nüüd hakkama inimestele tegema selgeks, õpetama selgeks selle uue selle brändi koodi, et seega see on selles suhtes on jah, et see brändi, ma arvan, see järjepidevuse osa on see, kus vahepeal on turundajad ikkagi tunnevad, et nad peavad kuidagi asju värskendama või uuendama, ettevõtete juhid hästi palju ka meil on see, et nad tunnevad asjad on jäänud igavaks või kuidagi, et lihtsalt see, et nemad näevad neid brände ja neid sõnumeid iga päev, siis nad eeldavad, et kui see on neil üle visanud, siis see on kindlasti tarbijatel üle visanud ja arvatakse seda ja on see tuntud väljend, et see, kui sina tunned, et sa oled liiga palju rääkinud, et siis sa just nüüd hakkadki jõudma inimestele kohale, et seega tegelikult tasubki olla tuimalt järjekindel ja lihtsalt jääda, leppida kokku mingisugustes baasasjades ja lihtsalt mitte muuta neid, muuta muid asju, teha ägedamaid kampaaniaid, teha võib-olla sotsmeedias midagi lõbusamat, aga mitte muuta seda brändi, et see on nagu viimasel hetkel, see peab olema nagu viimane samm, mida teha, et näiteks nüüd on ka see aga ma mõistan, et on olukordi, Kalevi Rebrändist meil on koolis väga palju ka räägitud ja niimoodi ja see on siuke väga suur nagu kõneainet pakkuv ja ma selles mõttes mõistan, et seal konkreetselt turundusjuht oligi kahvlis, tal ei olnud mitte mingit varianti, ta palgatigi sinna, et tooma mingit suurt muutust ja kuidas sa toodki siis suure muutuse ongi see, et sa siis muudad mingit väga suurt tükki ja siis ta tegi selle nagu väga suure tüki muutuse, et seega ma saan aru, et seal on mõnikord lihtsalt nagu väljapääsmatud olukorrad mingis olukorras. Kui me juba räägime baasväärtustest ja baasasjadest, siis mida sa oled õppinud oma töö käigus või siis oma õpingute käigus, kui ma õigesti ütlen, siis BFM Tallinna Ülikool. Just. Et mida sa mõlema poole peal oled õppinud, et praeguseks seisuks ja mida sa võib-olla varem arvasid, et on teistmoodi? Jaa, ma turundussüksed printsiibid ja teooriad, mida ma täna rakendan, on need samad, need brändi distinctive asset'id on asjad, millega ma nüüd väga palju rohkem olen hakanud panema aega, et näiteks ma olen mitmele kliendile turundusplaanidesse kirjutanud sisse brändi karakteri loomise, et ma kunagi mõtlesin, et ma ei tea, karakterid on veidrad imelikud, kuni ma lugesin ühte uuringut, kus selgus, et brändi meeldejäävuse aspektides hästi suur osa ongi see distinctive brand asset ja distinctive brand assetitest kõige üks seal top 2 meeldejäävuselt on brändi karakter näiteks. Et see on nagu väga lihtne asi, mida teha, kuidas teha enda bränd meeldejäävaks on see, et tekita näiteks mingi karakter sinna. Et see on näiteks üks asi, et sinna panna rohkem nagu tööd ja aega. Ja siis teine asi on see, et see brändi unikaalsus ja distinctiveness, et see on nagu hästi oluline, et sellest ma ka enda nagu lõputöös ka olen ka seal kirjeldanud ja selle kohta ma olen siin teadusartikleid ka lugenud, et tegelikult ikkagi näiteks mul oli olukord, kus üks klient ütles, et nad tegid just ka uue brändi visuaalid ja siis nad näitasid, et see näeb veidi välja, meenutab LHV-d ja nad tegutsevad ka sarnases sektoris, samas nagu finantssektoris, et meenutab LHV-d ja tegelikult see on tore, et me natuke tahamegi nende moodi olla. Ja ma ütlesin, et see on väga halb, kui te tahate, kui see reklaam meenutab neid, sellepärast, et siis see tähendab seda, et ega inimesed ei märka seda logo või nime, nad scrollivad sealt edasi ja 5 minutit hiljem või päev hiljem nad võivad mäletada, et nad tegid LHV logo või LHV reklaami. Et see on nagu äärmiselt halb, on mingid sellised asjad. Et seega see eristuvus, et sa eristud on süke ka nagu teaduslik nagu teooria, mida ma kasutan ja mida ma pean oluliseks. Siis kategooria sisenemispunktid, süke teooria, inglise keeles category entry points, äärmiselt kasulik, äärmiselt oluline, et sa pead mõtlema välja, mis on mingid momendid, situatsioonid, mille inimesed võiksid mõelda sinu brändi peale
ja siis siduma enda brändi sellega. Ja see ongi turundusülesanne, et leidma, mis on need momendid ja siduma enda brändi sellega. Ja siis see on näiteks asi, mida me enda töötubades teeme. Me teeme selliseid ajurünnakuid, kus me proovime mõelda kõikvõimalikke olukordi, kus inimesed võiksid mõelda sinu toote või teenuse peale ja neid on tavaliselt mingi mitukümmend. Ja siis sealt tegelikult tasub välja valida, öeldakse nagu üks korraga on mõistlik siis hakata nagu ehitama, et mõelda mingi üks konkreetne situatsioon. Et näiteks see KitKati kategooria sisenemispunkt on lõunajärgne paus. On see, et nad tahavad tekitada inimestele, kui neil on lõuna söödud, neil on väike nagu, või ütleme pärast lõunane energia kukkumine on see, kus nad tahaksid, kus inimesed tahavad tihti oma mingit pausi teha ja mingi kohvi võtta, et seal nad mõtleksid KitKati peale. Et nende selle sidumine ja siis ma olen ka nüüd reklaamides hakanud ka jälgima väga tugevalt, et okei, et millisele kategooria sisenemispunktile mingid reklaamid on loodud ja me enda tiimis proovime luua reklaame, mis mingitele kategooria sisenemispunktidele vastavad. Siis see brand fluency ja see brändi see on hästi oluline ja mida ka on lihtne ignoreerida, et panna mingi, et jälgidagi seda, et see reklaam oleks äratuntavalt mingi selle ettevõtte brändingus ja kasutada neid brändikoodi ja tegelikult ongi see, et ehitada mingit selgeid brändikoodi, mis siis hakkavad korduma, et jah. Ja fookus ongi sisuliselt hoia fookust, aga fookust ei saa hoida selle kaudu, et sa, semiootikud ütleksid sinu näite kohta, et see on nagu mimikri, mis tähendab seda, et sa kasutad kaitse või siis mingi see hoiaku tekitamiseks kellegi teise tunnuseid legaalses võtmes. Samal ajal inimesed arvavad, et nad suhestuvad nii-öelda selle B-firmaga, kuigi sina oled A-firma oletama, nagu siin näites oli see LHV, firma oli hoopis teine. Nad hakkasid siduma ennast nagu LHV külge, mis oli väga-väga halb selles mõttes, et see mimikri tunnus nii-öelda see, et mida sa üle kannad, hakkas segama hoopis seda, kes nad tegelikult ise olid. Ja see oli väga huvitav sinu nüansi juures, et kuidas varem meie oleme siin saates ka rääkinud sellest, et mis see mimikri on. Et vahel see võib väga nagu toodete puhul kasulikuks osutuda siis, kui sa teed mõne toote valmis on ja siis tahad nagu näida, et su jalanõud on hoopis ma ei tea, kuusa firma tehtud on samal ajal, kui su logo on seal peal hoopis teine on ja. Et täpselt sama loogikat saab kasutada ka vastupidises mõttes, et see võib kahjulikuks hakata. Ja nüüd ja kui juures näiteks viimati, ma ei tea, kas sa näinud seda Pepsi reklaami, mis Pepsi tegi nagu Coca-Cola kohta, kus olid need mingid jääkarud, kes siis omavahel nagu saavad paariks. Ja Mark Ritson kirjutas sellest väga huvitavalt. Ütles, et see on nüüd võitlus selle vahel, et kumb on olulisem, kas siis brändi, ütleme, positsioneering või siis brändi koodid, sest tegelikult nad tegid sükse asja, et nad kasutasid läbivalt reklaami vältel Coca-Colale unikaalselt omast brändi distinctive asset'id, jääkarusid. Seega on väga suur tõenäosus, et paljudel inimestel tegelikult jäi Coca-Cola rohkem meelde kui Pepsi ja nad võisid tegelikult reklaamida Coca-Colat selle reklaamiga. Et samas on neil tuleb seal väga selge positsioneering ikkagi, millega nad eristuvad seal Coca-Colast ja nad sellele üritavad reklaamis rõhuda. Nii et seal ongi nüüd see, et kui uuringuid ma loodan, et äkki mingi aeg avaldatakse, kahjuks ilmselt mitte, aga põhimõtteliselt et kui uuringutes pärast selguks, et inimesed tegelikult neile jäi meelde Coca-Cola sealt rohkem, siis on see reklaam oli halb ja siis ei ole mingit küsimust ka, et kas see lugu on lahe või kas see on ägedalt loov ja kas seal on midagi sellist tehtud. Aga jah, et kui veel lisada siia juurde üks mõte, et mis on siis minu jaoks muutunud, et nagu näha, siis ma suudan rääkida nagu eetri täis, nii et ma pole absoluutselt puudutanud turunduskanaleid ja seda, et mis siis seal turunduskanalites töötab või midagi, sest see ongi minu jaoks nüüdseks nagu kujunenud natukene nagu nii palju vähem olulisemaks, et tegelikult see kõik see muu, mis ma kirjeldasin siin enne, need on see peamine osa, kuhu see aeg läheb ja need kanalid ja need on nagu teisejärgulised. Aga mõnikord ongi see, et oleks hästi palju kanalites kinni, aratakse kuskil on äkki mingid salakanalid või äkki me peaks seal ka olema ja et kui me nüüd seal kanalis ei ole, kas me nüüd jääme milleski maha või midagi sellist, aga et tegelikult igat kanalit on võimalik kasutada hästi ja igat kanalit võimalik halvasti kasutada. Ja siit ongi mul 2 viimast küsimust, et kuhu liigub siis tulevikumaailm turunduses või brändis? Ma arvan, et tehisaru teeb meile võimaluse, et toota reklaame väga palju kiiremini
ja meil kindlasti hakkab tekkima ka sihuke üleküllus igasugust tehisaru reklaamidest. Teistpidi, mis muutub, on see, et ega inimesed ei hakka aru saama enam tehisaru reklaamide erinevusest ja ma arvan, et me jõuame sinna, et see sama lugude olulisus ja kõik see, mis täna on, et see lihtsalt tehisarus kandub üle ja noh, eile just mu lineaartelevisiooni ei ole muidu, aga ma siin kodus ema juures on ja siis vaatasin, et Slimpa reklaam minu meelest seal pole küsimus ka, see on tehisaruga tehtud ja ma nägin seal veel ühte Eesti reklaami, mis on ka tehisaruga tehtud ja et need tehisaru reklaamid nüüd juba jõuavad aina enam telesse ja ka vanakooli reklaamagentuurid teevad neid. Et siis tehisaru igal juhul jätkab oma teekonda ja tekitab mingid ülesanded, mis kunagi võtsid kaua, on võimalik palju lihtsam teha. Meil on endal ka siuke väga detail või päris pikk siuke AI implementeerimise protsess agentuuris sees. Ja ma tean, et enamikes Eesti agentuurides on kujunenud välja mingid eestvedajad, kes AI nagu implementeerimist veavad eest. Ja siis ma arvan, see arusaamine kultuuris tegelikult läheb nagu hästi oluliseks, et ma tean, et näiteks Hollandis on siuke termin tekkinud, mida mulle üks siuke mees nagu Peter Genti, kes kunagi Eesti brändiga tegeles, ütles, et on kultuuridisainerid, siuke termin on tekkinud näiteks, et võib-olla sellised inimesed kerkivad rohkem esile, et kes siis oskavad seda kultuuri nagu, et võib-olla kultuuriteadused, ma väga loodan, et kasutavad seda võimalust ära, et tegelikult tõusta nüüd esile. Sellepärast, et see elluviimine ja nii-öelda see execution ja produktsioon, see läheb minimaalseks ja nüüd lähebki nagu see taustatöö läheb olulisemaks. Ja füüsilised kogemused, et Gary Vaynerchuk kirjutas LinkedInis ühe artikli, kus ta rääkis, et aina enam brände hakkab korraldama üritusi, bränditud üritusi ja seda on loomulikult kaua aega tehtud, aga ilmselt nüüd hakatakse seda veel rohkem tegema. Et ma kujutan ette, et 3 aasta pärast on peaaegu et igal mingil suurel brändil, ma arvan, mingi oma ürituste sari ja oma mingid füüsilised üritused, igasugused asjad, mis nad teevad. Ma arvan, aina enam brände hakkab olema igasugustel füüsilistel üritustel veel rohkem kohal, mitte lihtsalt, et nad sponsoreerivad, vaid et neil on igasugused mingid asjad seal rohkem suuremad väljapanekud ja kõik see, et ma arvan, see füüsilise maailma olulisus muutub veel olulisemaks ka tänu sellele sotsiaalmeedia poolele, et inimesed on väsinud sotsiaalmeediast. Et see on, ma arvan, kuhu see asi läheb. Ja mu viimane küsimus on see, et keda me võiksime siis külla kutsuda või mis teemal me võiks rääkida? Oho, see on päris huvitav mõte. See ka loov küsimus lausa. Jah, ta peaks olema eestlane või? Ei pea, me võime ju mõelda laiemalt. No Peter Genti oleks selles mõttes huvitav külaline. Peter Genti, ta küll Eestis enam väga palju ei käi, aga äkki ta kunagi tuleb ja ta on tema mõtlemine, ta näiteks, temaga rääkis seda, et üks probleem Eestis on see, et turundusjuhid töötavad keskmiselt 2-3 aastat ühes ettevõttes. Hollandis on 10+. Seal on siuksed ikkagi vanakoolikad nagu, seal on ikkagi see, et üks turundusjuht on kaua ja seetõttu oleks väga palju järjepidevamad ka. Ja tema rääkis mulle seda kultuuridisainerite poolt, et see on nagu päriselt mingi amet, mis on nagu päris juba väidetavalt Hollandis eksisteerib, et võib-olla tema oleks üks huvitav. Tegelikult ma arvan, et tüübid, kes on Varba Kiiksu taga, et sellepärast, et need tüübid teevad nagu ma arvan väga kõrgel tasemel semiootikat sotsiaalmeedias ilma nagu semiootika võib-olla reegleid teadmata intuitiivselt, et mida semiootikud saaks aidata teha, mida sina saad aidata teha on see, et proovida vaadata ja aru saada nendest tüüpidest, kuidas nemad mõtlevad ja proovida formaliseerida nende võib-olla seda nagu lähenemist, et nad on minust väga unikaalne use case study praeguses meie siin kultuuriruumis, Instagrami konto, Varba Kiiks, minge vaadake, fenomenaalne, mis nad teevad, et ja nende see viis, kuidas nad tajuvad seda nagu meie siin Eesti kultuuriruumi ja kuidas nad suudavad teha postitusi, millel on nagu kõige kõrgemad engagement rate'id ilmselt Eesti Vabariigis, et seal ilmselt ei ole küsimus ka. Ja kelle, kui nad panevad Instagrami postituse, siis see on nagu suur sündmus, et Instagrami postitus läks üles. Ja et tean ka olevat olnud paare, kes on suudlemisel õpetanud, sellepärast et Varba Kiiks postitas, et seega, ja nad on mingi 20-aastased kutid. Ja nad käisid, ma nägin just ühte intervjuud nendega ühel siin Nullist turundajaks konverentsil ja ma olin ikkagi suhteliselt hämmingus nendest tüüpidest, et see, kuidas nad seda asja korraldavad ja teevad, nii et nemad võiksid olla järgmised, et tegelikult jah, mingi väga unikaalse talendiga tüübid on, kes täna rakendavad oma seda talenti sellises sotsiaalmeedia keskkonnas ja tegelikult võiks rohkem kuidagi aru saada, kuidas nad seda teevad ja proovida seda kuidagi replikeerida. See oleks super ju ja aitäh sulle, Andres.
kui sulle meeldis meie arutelu, siis kuula ka meid edaspidi. Nimelt leiab meid kodulehelt või siis YouTube'ist ja Spotify'st ja samuti meil on Facebook ja Instagram, kus sa leiad meid turundusmarkide alt. Ja kui sulle väga-väga meeldis midagi või siis ei meeldinud, siis sa võid meile kirjutada loomulikult kiri@turundusmargid.ee ja jälle nägemiseni. Aitäh ja kõike paremat.